Tere tulemast kõigile esimesele 9. klasside päevale. Sel aastal koguneme veidi teisiti, sest eksamid on teil juba selja taha jäänud ja võite täna kergendatult hingata. Mina, Reti ja Marta oleme tänase päeva koos kõikide teiste 8-ndikega teile ette valmistanud. Pidasime maha mitmeid koosolekuid ja proove, et luua teile midagi täiesti uut. 9. klasside päev. Kuna traditsioonilist lõpukella teil enam kevadel helistada ei saa, siis panime pead kokku ja lõime uue ägeda traditsiooni, lõpuseikluse. Loodan, et teil oli põnev mööda koolimaja ja hoovi ringi rännata ning erinevaid ülesandeid koos klassiga lahendada ja sel moel kas koolimajaga hüvasti jätta või peatse jälle nägemiseni soovida. Oleme täna siin, et panna käega katsutav ja silmaga nähtav punkt teie eksamiperioodile ja tähistada meeleolukalt teie möödunud 9 aastat. Ka 8. klass on vaadanud tagasi teie veedetud ajale ja välja valinud paar kõige silmapaistvad hetke. Nüüd toovad nad taas need teie ette. Palume oma etteasteks lavale 8-ndikud. You move fast. It's not me doing the moving. Huh? Why is this happening? Love? No, I'm being forced to dance. By love. No, I can't stop myself. Please. Please stop. I can't control myself. Yeah! Click is bringing the heat out the kitchen. Yeah! Oh no! It's a Piper!
something before they fandango themselves into oblivion. Hey, what did we do? First, we must stop dancing. With somebody tooties and fluting, I've got to shake my booty. Suur aitäh, kaheksandikud! Nüüd aga näitame teile videokokkuvõtted teie klassi juhatajatelt. Klass jääb mulle meelde väga heade näitajatega. Nad on rahulikud, nad on tundides viisakad. Ja see ongi neil põhiline, et ma olen kogu aeg nagu nende üle kiita saanud, et oskavad koolis käituda ja tunnis olla. Minu klass jääb mulle meelde võib-olla õige pisut kaootilisena, aga samas üliägedana. Et mina ise olen 5 aastat tänanud oma õnnetähtesid. Lihtsalt, et mul on nii lahe klass minu arust. Nendega saab kõik asju teha. Tasub lihtsalt öelda, et võiks seda teha ja siis kohe hakkab organiseerimine pihta. Ja, et võib-olla õige pisut kaootiline, aga mis ei ole nagu negatiivne asi minu jaoks. Ma soovin, et olge sama ägedad edasi. Uskuge endasse kindlasti, ja teadke, et te olete tegijad. Et ärge nagu alla andke kindlasti. Soovitused. Olla rõõmsad. Lati alt mitte läbi pugeda, vaid alati sihid kõrgemale seada ja mõelda, kuidas nende sihtideni jõuda ja mitte kindlasti keerdkäike pidi, vaid ikkagi ausal teel ja ikka alati paremini ja veel püüdlikumalt. Parim mälestus. Eks see parim mälestus ikka vist on mingisugune väljasõit, et ja võib-olla Peipsi järvele ja sealne see niinimetatud klassitõpureis. Mul on nii palju häid mälestusi selle klassiga, et minu jaoks tegelikult kõige väärtuslikumad mälestused ongi see igapäevaelu koolis. Et kui me oleme üsna palju kooli peal suhelnud oma vahel ja see, ma arvan, et see ongi minu jaoks see kõik kokku on minu jaoks lihtsalt üks suur terviklik mälestus. Aga loomulikult, et kui me oleme kuskil midagi saavutanud või kui me oleme millegi ägedaga hakkama saanud, et loomulikult need ka. Aga see igapäevaelu on minu jaoks väga-väga oluline olnud. Ise küsin, ise vastan. Vahva! Lihtsalt ongi selline vahva kamp ja hästi mitmekesine ja vahva kamp. Meil on sellised äärmused klassis, et jah, kõike meil on. Armas 9A. Olen väga õnnelik, et alates 5. klassist olin teie klassijuhataja. Olen tänulik selle kogemuse eest. Koos veedetud aastad olid täis unustamatuid üritusi, lahedaid õppekäike, kurnavaid koolipäevi, proovile panevaid väljakutseid. Oleme koos õppinud, oleme koos rõõmustanud,
ja nukrutsenud, naernud ja vaielnud. Oleme koos ära söönud vagunitäis komme ja kooke. Teid iseloomustab lõputu rida omadusi. Toon välja kõigest 9 A-d. Esiteks, olete abistajad. Tulete alati appi minule ning ka igale meie klassi õpilasele. Teiseks, olete asjalikud. Arvestate tegelikkusega, oskate võtta asjad tõsiselt. Suhtute valikutesse mõistlikult. Kolmandaks, olete arukad. Olete klassitäis heade teadmistega, uuriva ja kiiresti taipava mõistusega noori. Te mõistate keerulisi ideid ja olukordi. Neljandaks, olete asjatundlikud. Koolis olete saanud teadmisi ja oskusi mitmes erinevas valdkonnas. Te oskate neid sobival hetkel ilmutada või väljendada. Viiendaks, olete algatajad. Te suudate olla initsiatiivikad. Teie hulgas on palju toredaid eestvedajaid. Kuuendaks, olete asendamatud. Iga õpilane klassis on eriline, korvamatu. Koos olete väga kirju seltskond, kellega on väga tore olla. Teid on raske asendada, sest te kõik olete ütlemata väärtuslikud. Seitsmendaks, olete andekad. Te kõik omate üht või teist annet, mida tasub kindlasti tulevikus edasi arendada. Kaheksandaks, olete armsad. Te kõik olete imetoredad ja minu jaoks südamelähedased. Üheksandaks, olete ainulaadsed. Igaüks teist on kordumatult omapärane. Armas 9. A. Soovin teile unistuste täitumist, palju muretuid päevi, piiramatult päikest ja rõõmu, ustavaid sõpru, kellest vähemalt üks on teie praegune klassikaaslane. Vaimset tasakaalu ning edukat õpingute jätkamist. Aitäh! Minu 9. B, minu tipulinnukesed, minu häpitud konnakesed. 5. klassi algul lubasin ma teile, et ma olen teie kooli emme ja mina teid maha ei jäta. Ja seda lubadust ma olen täitnud, kuigi viimane aasta läks natuke lappesse, aga ma olen nüüd tagasi, ega see umbrohi ei hävine ja siin ma olen. Me oleme kõik koos läbi kahlanud nii sellistest toredatest, helgetest kui ka pisut paksematest kahtlase väärtusega ollustest. Ja see on meid teinud ainult tugevamateks ja paremateks inimesteks, arvan mina. Ma ei oleks muud moodi tahtnudki. Need viimased 5 aastat on minu jaoks olnud väga väljakutseid pakkuv, aga ääretult põnev aeg. Kuigi mina olen seda küll ametinimetuse poolest, siis ma ütlen täiesti ausalt, et teie olete olnud minu suured õpetajad see 5 aastat. Ma tunnen, et tänu teile olen ma inimesena väga palju arenenud. Targemaks saanud kindlasti ja selle eest ma tänan teid kogu südamest. Aitäh, et te olete mind aktsepteerinud just sellisena, nagu ma olen, minu kahtlase väärtusega huumorimeelt võib-olla kohati ja kannatanud ära ka siis need pikale venivad õiendused, kui midagi untsu on läinud.
ma ei oska lihtsalt lühidalt asju öelda kahjuks. Pidage meeles, te olete ilusad, targad ja paganama andekad. Mõelge, mida kõike te olete nende 5 aasta jooksul saavutanud. Ma olen kogu aeg tundnud, kui väga mul on vedanud, et mul on selline punt, kellele piisab ainult sellest, et ma lihtsalt mainin mingit ettevõtmist ja kohe hakkab tegutsemine pihta. Kõik sündmused oleme me läbi nüüd siin koolis. See oli üks meie eesmärkidest. Olümpiaadidel ja viktoriinidel olete te saavutanud ägedaid tulemusi ja spordivõistlustel endast andnud kõik. Minu süda on pidevalt uhkusest lihtsalt lõhkemas olnud. Ausõna. Alati ei olegi kõige olulisem võit. Me oleme ka kibedaid kaotusi saanud ja iga kord ei ole kõik läinud nii, nagu sooviks. Aga te olete nii vahvalt ja vapralt kõik need kaotused vastu võtnud. Ja mille üle ma eriti uhke olen, on see, et te austate oma vastast. Meie klassil on hästi suur ja soe süda. Mõnikord üritate te seda pisut varjata ja ma arvan, et kõik teavad, kelle poole ma praegu sellel hetkel vaataksin. Aga see süda on olemas. Te jääte igaveseks minu südamesse. Aitäh teile. Minu 9. C. Minu jaoks olete ta nagu üks sümfooniaorkester. Sümfooniaorkester sellepärast, et kindlad pillirühmad kindlates nurkades. Osad on mõeldud sooloesinemisteks, osad on taustaks. Mõned on valjuhäälsemad, mõned on vaiksed, peanähtamatud. Kui teie klassi astuda, siis on täpselt samamoodi. Astun klassi, kindlad rühmad kindlates nurkades, mõned valjuhäälsemad, mõned rohkem nähtavad, sellepärast selline võrdlus. Mis mulle teist nagu meelde jääb, täpselt nii, nagu ma juba eelnevalt siin ütlesin, te olete 2 jalaga maa peal, te oskate tunnis käituda, te teate, enamus teate, mida te tahate tulevikust ja sellepärast ma sooviksin teile väga kõrgeid lende, sihte, kõrgeid eesmärke. Kui kukute, ebaõnnestute, tõuske alati püsti, proovige uuesti, aga ärge kindlasti alla andke, püüelge oma unistuste poole. Te olete väga vahvad lapsed, rõõmu ja kõike head edaspidiseks. Aitäh klassijuhatajad Alicia Tšekada, Anni Väli ja Siiri Mets. Nüüd aga tunnustame tublisid. Palume lavale põhikooli õppejuhi Rita Laur Reinumäe. Tervist. Ei ole siin kohe mingit autasustamist. Kõigepealt ma tahan ka rääkida. Armsad 9. klasside õpilased, peatsed põhikooli lõpetajad, head klassijuhatajad Alicia, Anni ja Siiri ning kõik saalis viibijad. Täna on päev, kui aeg justkui peatub hetkeks. Vaatate tagasi ühistele aastatele, mis on täitnud koolimaja rõõmsa naeru, siira sõpruse ja vahel ka pisikeste muredega. Siin Tallinna 32. keskkooli seinte vahel on sündinud lugematud lood, mis jäävad teie südamesse kogu eluks. Täna on päev, mil tunnete uhkust, tänulikkust ja natuke ka heldimust, sest iga lõpp on millegi uue ja kauni algus. 9 aastat tagasi astusite esimest korda koolimajja, teadmata, millised kogemused, teadmised ja sõprussuhted teid ees ootavad. 2016. aasta 1. septembril võtsid teid vastu klassijuhatajad. 1. A õpetaja Margel Osman, 1. B õpetaja Edith Tatar, 1. C õpetaja Laivi Kundla. Aitäh teile kõik endised klassijuhatajad. Ma palun teil teha neil aplaus, ma ei tea, palju neid siin saalis on.
aitäh! Te alustasite 5. klassi justkui uuelt lehelt. Alates 5. klassist on teie klassijuhatajaks õpetaja Alicia, 5. A, õpetaja Anni, 5. B ja õpetaja Siiri, 5. C. Nad on olnud teie kõrval 5 aastat, toetanud, suunanud ja aidanud teil kasvada nii teadmiste kui ka isiksustena. Suur tänu teile, kallid klassijuhatajad, kogu pühendumuse ja hoolivuse eest. Palun ka neile suurt aplausi. Aitäh! Elasime koos kõik ühiselt üle COVID-i aja. Kindlasti mäletate neid hulgalisi Zoomi-tunde ja pikki toidupaki järjekordi koolimaja ees. Kõigile teile jäävad kindlasti meelde meie kooli traditsioonilised üritused, millest vist kõige ägedam oli Playbox. See oli üritus, kus te tundide, päevade ja kuude viisi õlg õla kõrval harjutasite ja kõige rohkem meie tunnet tundsite. Aitäh teile kõigile ka selle aastase presidendipalli korraldamise ja sellel osalemise eest. Mis teil veel kindlasti põhikoolist meelde jääb? Mõned laused. Õppimine on kõige tähtsam. Teie hinded on tulevikus kõige olulisemad. Hinnetest sõltub teie edasine saatus. Dressidega ja nabapluusiga koolis ei käi. Ei hiline, ei puudu põhjuseta ja nii edasi. Sel aastal oli kõik kuidagi teisiti. Eksamite periood algas juba 22. aprillil ja praeguseks on see kõik selja taga. Mis siis kokkuvõttes selja taha jääb? Koolielu, kella 8 kooli ja pärast lõunaks koju, nii 9 aastat järjest. Jäänud on veel täpselt 2 nädalat seda rutiini teil nautida. Aga kindlasti on veel midagi, mida ei suuda ükski hinne korvata. See on inimlikkus. Oma sooja südame, huumorimeele, töökuse ja heatahtlikkusega suudate elus paremini läbi lüüa kui mõne varasemalt saadud koolihindega. Koolis mõõdetakse teid numbritega, päriselus inimlikkusega. Üks vana Jaapani elutarkus peitub 3 ahvi sümbolis. Üks ahv hoiab käsi kõrvadel, teine hoiab käsi silmadel ja 3. hoiab kätt suu peal. Mida see tähendab? Ükskõik, kus sa oled. Ära kuula halba, ära näe halba, ära räägi halba. Ükskõik, kuhu te noored lähete, jätke meelde see 3 ahvi sümbol ja see, et ole lihtsalt väga hea inimene. Meie ühine koolitee on kohe-kohe lõppemas, aga uus elu peatükk alles algab. Hoidke meeles, et iga hetk on väärtuslik, iga kogemus õpetab midagi uut. Tänan teid kõiki. Nüüd palun siia tulla kooli direktoril Maarja Meriganil, et tänada tublisid 9-ndikke. Kõik, kes saavad siia kutsutud, palume oma nime auraamatusse kirjutada. Alustame A-klassist. Üheksanda klassi lõpetab kiitusega Janette Hunt. Üheksanda klassi lõpetab kiitusega Maria Kirotar.
9. klassi lõpetab kiitusega Ervin Kirt. Üheksanda klassi lõpetab kiitusega Kaspar Liivak. Ja nüüd kiitus. Teise koha puhul Eesti meistrivõistlustel karatees 16-aastaste vanuserühmas Tormi Püvi. Liigume 9. B-klassi poole. 9. klassi lõpetab kiitusega Laura Lisel Vajak. Ja nüüd kiitused. Kiitus lastemängudel Mehhikos 50 meetri rinnuli ujumises esimene koht. Tristan Scott Hansalu. No saab siis tagant järgi. Kiitus kunstiolümpiaadil piirkonnavoorus teine koht ja vabariiklikus lõppvoorus 3. koht. Karola Raja. Kiitus saalihoki U19 maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonis esimene koht. Kennet Vaha. Ja kord on 9. C-klassi käes. 9. klassi lõpetab kiitusega Gerret Koppel. Kiitus kooli eduka esindamise ja teise koha saavutamise eest Tallinna koolide vahelises kirjanduslikus mälumängus Laura Külasalu. Kiitus kooli eduka esindamise eest ja teise koha saavutamise eest Tallinna koolide vahelises kirjanduslikus mälumängus Amanda Raadik. Igatahes 9. klassid. Ma palun teil tõusta püsti ja teha üks suur aplaus meie kõigile aineõpetajatele. Aitäh! Igatahes soovin teile veel kõike kõige paremat ja kõike kõige ilusamat. Aitäh teile! Möödunud nädalatel käisid 8-ndikud koolimaja peal ringi ja küsitlesid 9-ndikke. Nüüd näeme, kuidas nemad oma koosoldud ajale tagasi vaatavad. Oota. Mina arvan, et minu klass oleks Mozarti esimene sümfoonia. Ma ise arvaks, et see oleks Anne Veski Atmosfäär. Kui lahe atmosfäär, head kuju. See on hea küsimus tegelikult, oota korra. Midagi kaootilist. Shakira see Hips Don't Lie. I'm on tonight, you know my hips don't lie. Jälle millegi pärast kaootiline, kuna see, jah, meie klass on
akadeemiliselt väga tark, aga samas ka meie klass on väga palju segab nagu tundi 11 nagu kõike seda. Nii palju, ma mäletan seda, et meie klass segas tundi nii palju, et Rita pidi tegema aulas koosoleku ja see oli hirmus ja naljakas samal ajal. Hästi rahulik, kuna need lihtsalt tunnis oleme üsna vait tavaliselt. Siuke õppijad ja sest et me kõik õpime väga korralikult ükese perelt ka. Ma ütleks väga mitmekülgne, kõik on väga erinevad ja hästi palju erinevaid külgi näeb meie klassis. Jõhker. Et ma olen ikka teinud siukseid asju, et karju appi igasugu halba ja igasugu head. Kehalist kasvatust. Söögitundi. Ma arvan, et meie klass õpetaks inimese õpetust väga hästi. Ma arvan, et meil on selle ala profid klassis. Ma arvan, et ongi kehaline, sest see tuleb kõige parem välja. Siis kui me roosta sõitsime, grillisime, ujusime, mängisime bowlingut ja... 7. klassi lõpureis. Vaata, ma ei mäleta, kus see oli. Teeme uuesti. 7. klassi lõpureis Peipsile. Mingi klassireis vist. Ma ei tea. Soome. Reis Soome. Ma arvan, et parim mälestus on 8. klassi lõpureis Roostale ja pallimängutööd. No mälestused ja sõbrad ja kõik siuksed asjad. Ma arvan, et me peaksime võtma kaasa selle positiivsuse ja selle rõõmsa meelsuse ja selle nagu avatud energia. Endast alati kõik anda, 100% anda ja püüelda enda unistuste poole. Sõpru, mälestusi, kindlasti teadmisi, kuidas elus hakkama saada. Sõbrad ja selle vaimu, mis siin koolis oli. Vaikne. Ma ei oska. Ma arvan, et... Oodake. Ma arvan, et enim kasutatud lause meie klassis on, et õpetaja, kas me võime tunni ära jätta. Tõnise matatundi. Ma arvan, et ma jään igatsema seda kogukonda, mis meie klassis on. Ma arvan, et ma jään igatsema meie klassi head vaimu. Klassivõndu. Ärge lollusi tehke, narkootikumid on halvad. Armastage ikka üksteist edasi ja nautige viimaseid kooliaastaid. Oma klassi? Jah. Ma ei tea. Nautige, jah, elu. Nüüd kolime ekraanid lavale ja näeme 9. live etteasteid. Nad on abivalmid, asjalikud, ainulaadsed ja arukad. Palume oma viimaseks etteasteks lavale 9. A.
look up, you see the mask where that money. Na diva is a female version of a hustler. Of a hustler. Of a hustler. Na diva is a female version of a hustler. Of a hustler. Of a hustler. Take shots until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Nad on andekad, südikad, nutikad ja sportlikud. Palume oma viimaseks etteasteks 9. B.
Nad on viisakad, enesekindlad ja mitmekülgsed. Palume oma viimaseks etteasteks lavale 9. C. Esinemistele paneb punkti kõne. Kõne on kirjutanud ja kannavad ette 9. nimel Tormi Püvi 9. A-klassist, Eliise Unt 9. B-klassist ja Georg Sebastian Ots 9. C-klassist. Peale kõne annavad 9-ndikud üle traditsioonilise raamatu, kuhu ka meie, kõik tulevased 9-ndikud, saame kunagi oma nimed kirja panna ja selliselt end kooli ajalukku talletada. Armas 9. A. 9 aastat on möödunud uskumatult kiiresti. Kui õpetaja Marge 4 aastat tagasi poisid ja tüdrukud ühte pinki istuma pani ja ütles, et 9. klassi lõpuks oleme suurimad sõbrad, pööritasime kõik silmi. Aga nüüd saame sellest lõpuks aru. Meie klassi puhul võib kindlasti öelda, et kui kuskil on vaja näidata ühtsust, siis oleme kohe rivis. Eriti, kui tuleb võimalus mõni tund ära jätta. Ja ausalt, aastate jooksul oleme sellest päris osavaks saanud. Vastus küsimusele, mis teeb 9. A eriliseks, on ilmselge. Me ei oska vaikselt olla. Õpetajad teavad, et kui 9. A klassi uks lahti läheb, kaasneb sellega ka müra, mida võiks vabalt võrrelda väikese maavärinaga. Lõputud naljad, suureks paisutatud draamad, ühised mälestused, mis meid alati naerma panevad ja klassijuhataja Eliise küpsetised on need, mida me kõige rohkem igatsema jääme.
suur tänu tervele meie lennule nende meeldejäävate ja vägevate aastate eest ning ka õpetajatele, kes meisse uskusid ja meid välja kannatasid. Nüüd aga soovime üle anda traditsioonilise seda veel ei ole. Kallis 9. B. Me oleme klass, kes on suutnud ajada õpetajaid nutma ja naerma. Klass, kes on osalenud kõikidel koolisündmustel ja väljunud nendest alati kokkuhoidva ja ühtse klassina. Klass, kellel on ajaloo kõige suurem hilinemiste arv. Klass, kes on ilmselt kõige rohkem tatikuule loopinud ja klass, kes käis salaja maksimas, proovides hoida seda väikest seiklust õpetajate eest saladuses. 9. B on klass, kus on vaikus haruldasem kui vaba pink sööklas. Ja ometi jäädakse meid mäletama. Ja mitte ainult sellepärast, et meil oli krooniliselt unustatud koduteid või et keegi jälle seljaga õpetaja poole on. Meie klassis on vendi, kes suudavad ühe lausega klassi naerma jääda. Ja kui keegi sattus hätta, olgu või matemaatika kontrolltööga, siis oli alati keegi, kes aitas. Või vähemalt tegi nalja, et see vähem valus oleks. Jah, me oleme teinud pahandusi. Jah, me oleme ajanud õpetajaid halliks. Aga tänu meile on õpetajad õppinud sügavalt hingama ja kannatust kasvatama. Meie klassis võib kindel olla, et kõik päevad on täiesti erinevad. Üks päev suudame vetsupoti ära lõhkuda, teine päev saame garderoobis olemise keelu ja kolmas päev üldse oma garderoobi keset koridori. Oleme koos veetnud 9 aastat, mille sees oleme palju erinevaid mälestusi loonud. Oleme käinud Tartus, Viljandis ja mõned meist ka Türgis. Meie klassijuhataja on meile korraldanud igasuguseid üritusi, nagu näiteks fotojaht vanalinnas ja unustamatud klassilaagrid. Oleme osalenud igal koolisündmusel, nimeta ükskõik milline sündmus, kas indilint, playbox või isegi showdance. 9. B on alati osalenud ja lahkunud võidukana. Nende sündmuste nimel on pidanud osad ka kannatama, nagu näiteks Marion ja Tagael. Kõik meie ühised tegemised on meie kokkuhoidmist kasvatanud ja teinud meist hoolivad inimesed. See on klass, kus pulli tehakse rohkem kui kontrolltöid. Samas on see klass nagu üks suur perekond. Meie klass pole olnud just kõige eeskujulikuma käitumisega, aga oleme päriselt kokkuhoidev punt. Siin on sõprust, nalja kui ka pahandusi. Aga just see ongi see, mis teeb meist meid. Aitäh teile, kallis 9. B, meie imelised lennukaaslased ja õpetajad, et olete meid mitte ainult harinud, vaid ka vapralt välja kannatanud. Teie kannatlikkus ja toetus on hindamatu. Kallis 9. C. Kuigi ma olen siin koolis ainult 3 aastat õppinud, on mu klass mulle erinevate mälestustega lähedaseks saanud. 7. klassis sain esimest korda kogeda ja esineda Playboxil. Sama aasta lõpureis Emajõel ning eelmise aasta klassireis Neljärvel olid vahvad, kuna saime käia ujumas, saunas, mängida seltskondlikke mänge, nautida ilma ning päeva lõpus ka grillida. Tuleb mainida ka 9. klassi Playboxi, mis tõi meie klassi kokku, kuna tegime pea iga päev proove ja lõpuks võitsime ka eriauhinna kõige ajastunud ruumiesitlus, mille üle olime väga uhked, sest olime palju vaeva näinud. Ja nüüd väike ülesanne kõigile. Lugege kokku mitu korda ütlema järgmises lauses sõna õpetaja. Tahan tänada meie matemaatika õpetajat, õpetaja Ülle Avistat, eesti keele õpetajat, õpetaja Kätlin Aaronit ja inglise keele õpetajaid, õpetaja Anni Väli ja õpetaja Eret Hündineni, kelle abil me eksamid edukalt läbisime. See, kes mind tähelepanelikult kuulas, siis õige vastus on 7. Suur aitäh meie armsale klassijuhatajale Siirile, kes meid ära kannatas ning kes iga õppeaasta lõpus loodusesse tiris. Mõndale tekitas see küll algusest uska, aga lõpuks meeldis need reisid ikkagi kõikidele. Ma olen tänulik, et sain selles koolis õppida ja meeldejäävaid mälestusi luua. Palju edu edasistel õpingutel ja tuult tiibalisse meile kõigile. Nüüd aga soovime üle anda traditsioonilise 9. raamatu. Palume selleks siia 8. klasside esindajad.
mõnedega kohtume juba järgmine aasta jälle, aga osad teist viibivad siin majas viimaseid päevi. Teadke, et olete alati osa Tallinna 32. keskkooli kooliperest. Teie nimed on ju diplomitel, kiituskirjadel, karikakapi auhindadel ja paljudes muudes kohtades. Nii nagu teie 9 aastat siin koolimajas hakkab ka tänane päev lõppema. Juba varsti tõuseme koolilauluks. Aga enne seda anname teada, et peale koolilaulu kõlamist väljuvad aulast kõige esimesena 9. klassid, C-klassi juhtimisel. Ja siis kohtume kohe peale aktus koolimaja eest reppidel, et teha lennu ühispilt. Palume tõusta koolilauluks. On olnud päevi, kui on vähe päikest. On päevi olnud, kui sul kurb on meel. Sa otsid hetkest rõõmu suurt kui väikest ja otsid õnne eluteel. On väga tähtis, et sus keegi hoolib, et palju sõpru sinu ümber on, et pole unustanud sa oma kooli, siin õppida on au ja õnn. Olen siin ma jälle, ju see siis nii on õige, minu südamesse jätnud jälje. Olen siin ma jälle ja tahan laulda sulle, ikka oodatud ma siia tagasi. On aastad möödunud, me suureks saanud, võib-olla tõesti liiga kiiresti, kui meie koolivaim on alles jäänud, mis tõmbab ikka siia, tõmbab siia tagasi. Jaa, olen siin ma jälle, ju see siis nii on õige, minu südamesse jätnud jälje. Olen siin ma jälle ja tahan laulda sulle, ikka oodatud ma siia tagasi. Alati. Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö. Või käega lehvita, põruta adjöö. Kui sul tuju hea, ei pruugi see... Aitäh, armsad 9. lõpuaboksel näeme!